Nii, tere kõigile! Alustame Alutaguse vallavolikogu oktoobrikuust istungit ja ühtlasi ka teise koosseisu viimast istungit. Palun kõigil registreeruda. Okay. Täna meil on 2 volikogu liiget kaugelt ja Kristiina ei ole mitte mingisugusel viisil, ma saan aru. Nii, kas kellelgi on avaldusi, ettepanekuid? Kui ei ole, siis meil on 2 sünnipäevalapst ja meil on juubelimees 75. Ja samuti oli meil veel ühel poliitveteranil sünnipäev. Palju õnne, ole nii. Nii, kõik on registreeritud, jah? Jah, päevakorra. Nii, läheme siis päevakorra puhul juurde, mida te kõik olete näinud ja palun see kinnitada. Mida? Aga uuenda korra? Sind nagu ei ole istungil ka? Jah, sa oled väljas praegu täitsa. Ma panen su siis juurde. Päevakord vastu võetud, kõik poolt ja lähme esimese päevakorrapunkti juurde. Selleks on revisjonikomisjoni kontrolltulemuste realiseerimine ja Aivar Surva. Jah, meil jälle jaanipäeva me käisime sihtasutust Alutaguse maad üle vaatama ja siis juhatusliige Aivar Oja andis meil ülevaate. Alustasime Vasknarvast ja liikusime siis kuni Kauksini välja. Ja kõik investeeringud, mis on plaanitud, on seal tehtud ja tuleb veel. Alajõe kogukonnakeskus tuleb ju läbi Alutaguse maa, et investeeringuid ja suksi ettevõtmisi on palju. Ja ütleme nii, et seis oli parem, kui ta oli meie eelmisel käigul siis Alutaguse maale. Et omatulud on suurenenud, selles mõttes on nagu asjad läinud paremaks. Aga tulevikule mõeldes, eks see on juba järgmise koosseisu teema, et kui need tingimused lõppevad, et kuni ta peab olema veel omavalitsuse käes, et siis peab mõtlema, mis edasi teha. Kas jätkuvalt läbi siis eeldada seda toetada või anda ta rendile või üldse maha müüa, et see on nagu tuleviku teema. Aga põhimõtteliselt jah, et olukord oli oluliselt parem, kui ta oli eelmine. See nüüd Alutaguse maa. Nüüd käisime siis ka vaatamas veel Panjärve keskust. Ja peab ütlema samamoodi, et hästi palju investeeritud ja sinna toodud ka hästi palju lisaraha. Ja mäletatavasti eelmises volikogus me võtsime veel vastu otsuse, kus me siis garanteerisime 300+1000 veel lisaks investeeringut sinna. Et asjad toimivad ja minu arust on see jällegi maakonna jaoks üks oluline selline rahvaspordikeskus, aga jällegi kuidagi ei suudeta kokkuleppele jõuda naabritega, et see ei ole ainult Alutaguse valla siis nii-öelda elanikele mõeldud keskus ja seda enamusjaolt kasutavadki ju Kohtla-Järve inimesed, eks see on ka teada meile kõigile. Et tuleviku jaoks oleks vaja saada siis tuge ükskõik, kas siis me maakonnas lepime kokku või siis läbi rääkida veel riigiga, et need võimalused oleksid seal suuremad. Aga põhimõtteliselt mina olin küll väga rahul,
noh, jällegi hästi korralikult tehtud ja mis puudutab tulusid, siis sel aastal tõesti on Pannjärvel siis tehtud lepingud Kaitseväega, seal on Inglise üksused on sees, kes maksavad korralikult renti, nii et ka seal tuludega on üsna okei seis. Aga kusjuures jah, üks probleem, mis jäi nagu kõrvu, et seal on kunagi projekteeritud tiik vee jaoks, aga see tiik paraku ei täitu, et vett on ju talvel ikkagi radade tegemiseks vaja. Ja siis praegu mõeldakse, kus see vesi sinna saada ja muidugi need esimesed hooned, mis kunagi sinna rajati, eks nad hakkavad juba vaikselt renoveerimist nõudma, seal on see sauna, basseini hoone, fassaad on kindlasti vaja lähiajal juba hakata renoveerima. Aga üldpilt minu jaoks täiesti okei, nii et see tugi, mis siin on läinud õigesti, nii et ma nagu selle üle ei muretsen. Aga jah, jällegi, meil oleks vaja partnerid, kes toetavad. Tead lühidalt kõik, ma ei tea, saab keegi täiendada. Kas kellelgi on küsimusi Aivarile ülevaatliku revisjonikomisjoni akti kohta? Mitte midagi negatiivselt ei olnud. Kuidas? Mitte midagi negatiivselt ei olnud. Ei, no, kuidas ma ütlen, tegelikult on kogu see teema ongi ju selles rahastamismudelis. Neil käisid, kui oli Tartu maraton, siis Timo just rääkis, et sealt Kanadast olid seal suusatajad kohal ja eks üle ilma, eks ole. Kes olid nii imestanud, et kuidas teile rajamaksu pole. Mismoodi see võimalik? Käite, inimesed ju kasutavad, aga ühtegi maksu ei ole peal. Aga Eestis on ta niimoodi läinud, nii et meil tõesti see kõige suurem probleem on leida omale partnerid, kes ükskõik on see Jõhvi või Kohtla-Järve, et leppida kokku, et see on ikkagi maakonna jaoks oluline keskus. Kas nad andsid seda ülevaadet siis ka niimoodi, et on mingit lootust, et teised omavalitsused, eriti Kohtla-Järve, siis ka üle alla paneb või lihtsalt me ju räägime seda sama juttu ja kogu aeg siin juba aastaid, eks ole, et oleks vaja teiste panust, aga mitte midagi ei ole nagu muutunud. Küll jah, Jõhvi tuli väikse osaga sinna vist juurde, eks? Jõhvi tuli 35 000 miljonit, tuli vist Jõhvi osalus ja Kohtla-Järvega kord lubatakse, siis ei lubata ja linnapea muud, kui ütleb, et jah, toetus tuleb, minnakse volikogusse, volikogu ei kinnita seda. Aga kuidas selle riigiga siis on? Timo nagu eile seal, kui oli see kohtumine meil, see debatt, te vist ei olnud seal peale? Iisaku. Jah, teie, eks te olite kolmekesti siin. Et seal Timo nagu andis märku, et mingisugused läbirääkimised, ma mäletagi, mis ministeeriumi alla see peaks nagu kuuluma see toetuse küsimine, et on nagu mingit lootust, nagu ma aru sain. Kas ta rääkis sellest või rääkib? No jutt on olnud, et see ministeeriumiga läbirääkimine... A mis ministeerium see on? Kultuuri. Kultuuri. Ikka kultuuriministeerium. Kultuur ja sport. Aga ega sealt nüüd selgelt vastust ei ole, loodust nagu antakse. Jällegi, rahasid on vähe, tõmmatakse igalt poolt kokku, eks ole, et kus nüüd leida veel see lisaraha, et seda toetama hakata. Kuigi me ei räägi suurtest summadest. Tegelikult jah, seal isegi mingi 200-300 000 täiesti piisaks. No ma võin selle kohta öelda, see mis puudutab ministreid, olen Timo poolt ja tema meeskonna poolt ettevalmistatud projektiga käinud 2 Keskerakonna kultuuri- ja spordiministri ja ka ühe sotsiaaldemokraadi juures. Põhimõtteliselt me käisime küsimas 500 000 ja see on siiamaani lahtine küsimus. Kõik lubavad, kõik räägivad, kui vajalik see on maakonnale, Ida-Virumaale, aga raha me ei ole saanud ja kaugemal asi ei ole läinud. Äkki peaks erakondlikke hoobasid kaotama? Jah. Kes on kultuuriminister, on Reformierakonnast? Heidi Purga on praegu minister, nii et vallajuht võiks olla meil äkki Reformierakonnast siis? Selge. Eila pakuti teist. Selge, on veel küsimusi selle punkti kohta? Kas me peame nüüd valimistele minna või pea, et on otsustatud juba? Ikka peame. Olgu, paneme siis selle päevakorrapunkti hääletusele. Mina hääletan ka, ma endiselt. Ikka ei saa, jah. Mina ka. Jah, see hommine on.
Oota, Janno. Kas ta luges või lugenud? Oota, Janno. Tal ei ole nagu sees jälle. Ta ei ole televist. Nii et need, kes on kohal. Jah, enamus poolt vastu võetud. Läheme siis järgmise päevakorrapunkti juurde. Selleks on meil volikogu töö ülevaade. Selle olen siis mina. Me oleme 4 aastat produktiivselt tööd teinud. On vastu võetud 93 määrust ja 250 otsust. Kui rääkida volikogu tööst, siis üldiselt meil on väga hea kvoorum. Ta on jäänud alati 13-15 inimese vahele, et ei saa öelda, et meil ükski kord oleks olnud problemaatiline oma otsuseid vastu võtta. Aga kui rääkida nüüd puudujatest, siis jah, meil on ühel mehel neid 8, ühel on 6 ja teistel on üldiselt üksikud. Ikka juhtub, keegi ei peagi 4 aastat kõik järjest saama käia. Aga sõnavõttudega, siin on huvitav. Otse loomulikult on opositsiooni ja koalitsiooni jõud ja opositsiooni töö ongi kõvasti tööd teha, vaielda, küsida ja seega esikoht läheb Andrus Tossile 128 korda. Ja Andrus Tossule, kes on 4 aasta jooksul sõnavõtt. Ja järgmised otse loomulikult on härra Surva ja Priit Palmet 88-77. Nii et opositsioon on tugevalt töötanud. Muidugi järgmised on sellised siis arutelud. Siin on Tamm, Kullamägi ja Paul Keskküla. Nendel on siis vastavalt 37, 31 ja nii edasi. No ja muidugi on ka sellised, kes pole kordagi sõna võtnud ja kes on väga vähe sõna võtnud. Neid inimesi on meil kahjuks, ütleme niiviisi sinna poolde volikogu koosseisu poole. Et järgmisele koosseisule tahaks öelda, et härrased, kui te ikka volikokku tulete, tehke ka tööd, võtke ikka sõna. Ma võtsin kokku sõnavõtu, repliigi ja küsimuse ehk kõik 3 positsiooni. Et selles mõttes niisama istuda siin ikkagi ei tasu. Me kõik oleme siia tulnud selleks, et kohaliku elu paremaks teha. Nii et sellega on üldiselt kõik. Aitäh! Mul on ettepanek, et tegelikult võiks materjale ka kodus lugeda, et kas niisama küsimusi pole ka mõtet esitada ja siis nende põhjal pole mõtet ka aruannet teha, kui palju küsis, et loeks materjale, sest ühe korra siin oli, et küsis ka lehti, kas on loetud, vaikus, et võiks lugeda, võiks keskenduda, et ärme loe lihtsalt, et keegi tegi repliigi, keegi tegi mingi lolli küsimus, et teeme kodus tööd, teeme komisjonides tööd ja siis lähme niiviisi edasi. Jaa, su küsimus on väga õige just, mis puudutab meie kodu, see on õige ettepanek, sest ütleme nüüd ausalt, puusalt lastes ma ütlen, et kuni pooltel on meil kodutöö tegemata. Kõigi kohta ei saa seda öelda ja see on igal erineval juhtumil erinev, aga kahjuks me oma materjalidega ei tutvu piisavalt. Just, nii on. Pealiskaudne tutvumine toobki selle lõputu vaidlemise, mille peale läheb aeg. Just. Mitte see, et vaielda ei ole vaja, muidugi on vaja. Ja vaidlema peab komisjonis. Eelistatavalt, ütleme siis nii, eelistatavalt. Just. On veel kellelgi küsimusi? Ei ole? No see oli meil ülevaatlik punkt. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Selleks on ülevaade vallavara kinnisasjadega toimunud tehingutest. Aivar Oja. Tere! Rõõm kutsede eest. Nii nagu täna, ma saan aru, kombeks on, et vaatamegi üle, siis ma teen ka ülevaateid. Aga mu ülevaade seisneks selles, et ma näitan teile, kus ülevaade nagu 1,5 aastat juba olnud on. Kalle, palun, tee Alutaguse valla koduleht lahti, teenused ja toimingud, vallavara. Ja siit leiategi siis kogu kinnisvara müügi ülevaate, mis te siis ise otsustanud olete ja ametnikuna ma olen seda siis ellu viinud, et kõik rohelisega märgitud on müüdud, kollasega on ootel olevad objektid, see tähendab, et siis on vähemalt üks oksjon neil läbitud ja sinisega on siis hetkel aktiivses müügis olevad oksjonid. Ja üleval saab ka kerget statistikat vaadata, kui selle peale vajutate muidugi. Või kui te selle koha üles leiate tulevikus. Internetis on kõik kohad leitavad, kõik te leiate üles, aga seda mingil põhjusel ei leitud, aga okei.
et nagu öeldud, aktiivsusmüügis on 2 tükki, mille alghinnad on 97 000, ootel on 10 objekti kogu hinnaga, siis pea 100 000 ja müüdud on selle valitsemisperioodi jooksul, siis teie koosseisu poolt, teie otsuste järgi 31 objekti lõpphinnaga 229 000 ja siis tõus on olnud 24 000, mida on siis oksjoni käigus tõusetud. Et kui on küsimusi, siis ma pigem vastaks küsimustele, et see koht on nüüd teada, saate õhtul muude internetis tehtavate toimingute kõrval seda vaadata. Palun küsimused Aivarile. Palun. Korra küsiks, et on sul mingit sellist ülevaadet ka, palju võib olla selliseid objekte, mida siin ei ole veel, et mis meil nagu on kusagil veel ripakil? Olen korduvalt teie poole pöördunud, et vaadake üle, teil on võim ja saadavus. Andke teada nendest objektidest, mis ei ole vallale kasulikud või on kuskil niisama. Andke teada, need on kõik teie otsused, mille järgi te nüüd müüme. Et eelnevalt räägite siin pikalt sõnavõttudest ja repliikidest. Minu küsimus on siis, kes on algatanud mingi otsuse või mis oleks jõudnud kuhugi selle 4 aasta jooksul, aga see ei ole minu asi öelda. Et volikogu esimees võiks sellise statistika teha näiteks. Palju on algatatud volikogu liikmete poolt otsuseid. Oleks võib-olla ülevaatlikum. Kui see, et ma kodus ei lugenud eelnõu läbi ja küsisin siin saalis ja sain kirja omale repliigi või sõnavõttu. Aga okei. Kui rohkem küsimusi ei ole, siis mina tänan. On siin vallavara spetsialistile, et järgmisele volikogule tõesti seda teatada, sest mina seda lehte ei ole kunagi vaadanud. Ma ei tea, palju siin on volikogu liikmeid, kes seda külastanud. Minu viga, võtan vea omaks ja järgmisele volikogule, kui mulle antakse see võimalus, esimesena tutvustan seda lehte. No esimesel ikka antakse. Jah. Siis annan kellegi üle selle ülesande. Kui tahab, siis teeb edasi. Vastan, et olen aktiivselt vaatanud, aga ma kõigi kohta ei ütle. Andrus. Jaa. Siis see peab vist ütlema rohedus. Kas see nüüd töötab? Ei, kui on rohedus, siis vist töötab. Nüüd töötab, jah? Ma nüüd jälle vajutasin kogemata sinna küsimuse nupu peale. Nüüd on 138. Jah. Et see väga hea ülevaade, mis seal on, aga siis peaks olema üks nimekiri veel, et mis üldse vallal kuskil olemas on. Just härra Suurele vastasin sellele. Et seal samas selle kodulehe peal siis on selle kõrval või? Ei, see on Maa-ameti kaardi peal, et kui te seal otsite need nupud üles, siis terve Eesti Vabariik muutub roosaks, mis on omavalitsuste käes. See on avalik info ja täna ma ei näe küll mingit suurt vajadust seda dubleerida. Et siis kõik ei ole kindlasti spetsialistid, siis tuleks järgmisele koosseisule kohe teha väike koolitus, et kus seda näha on ja kuidas seda leida. Suurepärane. Kes siis veel? Korteri omandi leidmine, kui on vallal üks korter ühistumajas, kas siis on kogu kinnistu, seda värvi ei ole. Jah, et ühesõnaga osad teavad, aga kahtlustada mitte enamus meist, et siis tuleks väike koolitus. No eks neid asju ole rohkem, mida osad teavad, aga suurem osa mitte teada. On veel küsimusi? Kui ei ole, siis aitäh. No, jätkuvalt ma arvan, et heaga saab rohkem. Ja lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. Selleks on ülevaade vallavalitsuse tegevusest 21-25 ja vallavanem Tauno Võhmar. Tervist. Volikogu täna lõpetab, vallavalitsus jätkab. Et seetõttu lõplikku ülevaadet ei annan siis ülevaate tänase kuupäevani. Meil on alates aastast 2021 kuni siis tänaseni toimunud 186 valitsuse istungit ja vastu võetud siis 2278 korraldust, nii et tuleb
600 korraldust, ligi 600 korraldust ühe aasta jooksul ja 17 määrust. Mis ei ütle meie tavaelanikule, kui ma ei oleks ka siin köögipooles kursis, siis ka mulle mitte midagi erilist. Mis on eriline ja inimesi mõjutab, on näiteks, et me oleme nende aastate jooksul sõlminud kokku ligi 100, täpsemalt 94 lepingut hajaastuse programmi kaudu, mis tähendab, et inimesed on saanud, 33 majapidamist on saanud korda oma veevarustuse, 55 kanalisatsioonisüsteemid ja 6 majapidamist oma uue juurdepääsutee valla ja riigi toel ja enda initsiatiivil. Ja lisaks siis on abistatud 18 majapidamist koos Päästeametiga, et saada siis kodud tuleohutuks. Suures plaanis kõik need aastad on eelarve olnud vallavalitsuse poolt väga hästi juhitud. Meil on olnud väga tugev, ma ütleks piirkonnaks kõige tugevamaid finantsjuhte. Valla rahaasjad on korras, nii et tänaseks oleme jõudnud seisu, kus vallal ei olegi enam laenu. Kui te mäletate, et vallad ühinesid, siis mõnedel ühinenud valdadel olid laenud võetud, need on tänaseks kõik makstud. Nii et uuel volikogul tuleb ette näha seda, et kaevandustasud vähenevad, aga kui on tulemas häid ja vajalikke projekte, et siis see võimekus on järgmisel 4 aastal olemas. Meie finantsjuht siis suundus pensionile, teenitud pensionile, nii et meil järgmisest või sellest kuust tuleb siis uus finantsjuht ka, kes on siis konkursiga leitud. Nüüd, mis on vallavalitsus teinud 4 aasta jooksul, sellest siin volinikele ei pea ülevaadet andma, te olete olnud nende asjade juures kõik need saavad 4 aastat. Ja see võtaks ka arutu aja. Selle tõttu ma pigem lühidalt keskendun sellele, mis on uued väljakutsed, mida meil varem pole olnud ja millega me peame nagu arvestama. Olukorra muutus üldse riigis on toonud kaasa selle, et koos Päästeameti toetusega oleme nüüd pidanud tegelema rohkem kriisideks ettevalmistamisega ja seetõttu on ka valminud Alutaguse valla riskianalüüs, mida varem pole olnud, milleks varem pole ka vajadust olnud. Infoturve ehk et järjekordselt selline uus teema vallavalitsuse jaoks, millega tegeleda, mis võtab meeletu tegelikult ajalist ressurssi ja peame ostma ka välist konsultatsiooni, et siis infoturbega tegeleda ja see tähendab seda, et tuleb valmistada ette sõltumatu hindamine oktoobris ja auditeerida siis meie kogu seda infosüsteemide turvalisust. Järgmisest aastast loodame, et rakendub, millega täna tegeletakse, on uue kodulehe platvormi käivitamine. Täna on meil ka Riigikontroll auditeerimas asutuste võrk ja kinnisvara või meie valla kinnisvara. See on siis valik, me oleme siia valikusse sattunud, juhuvalikusse sattunud. Nii et Riigikontroll teeb siis täisülevaate, et eelnevad kuudsin ka oli küsimus, et kas meil on veel kinnisvara või vara, mida me ei kasuta või mida me kasutame ebaotstarbekalt. Et iga objekti kaupa on võtnud üsna suure ressursi, et see sisend anda neile ja eks siis õigel hetkel antakse meile ka siis tagasisidet, et kuidas meil olukord on.
riik teeb iga-aastast üldist ülevaadet lehel nimega Minu omavalitsus. Jällegi, kes on sellega rohkem kursis, teab, kes vähem kursis, võib sinna kaeda, et juhtimise poole pealt, valla majandamise poole pealt on Alutaguse Eesti mõistes väga heas olukorras. Et see, mis me siin omavahel omame ja evime eriarvamusi, see on normaalne. Alati saab teha paremini, aga suures plaanis on Alutaguse valda hästi majandatud ja hästi hoitud. Väljakutse on see, et VKG Ojamäe kaevandus sulgub 27.–28. aastal, mis vähendab siis valla eelarvest saadavat tulu suurusjärgus 2 miljonit eurot. Selleks tuleb uuel volikogul hakata ettevalmistuse tegema, et kuidas siis muud valdkonnad ei kannataks ja kui me ei saa ka nii palju investeerida kui seni, et kuidas nad siis vähemalt säiliks sama heal tasemel, kaasa arvatud kõik teenused, nagu ta on seni. Viimased rahastused lühidalt veel meeldetuletuseks ja ka teadvustamiseks, et üsna palju järgneva 2 aasta jooksul on lepingutega kaetud investeeringuid, ma pean silmas, et sellist nagu suurt painutamisruumi meil väga ei ole, et need vabu vahendeid uuteks investeeringuteks või uute mõtete elluviimiseks suurusjärk jääbki kuskile 500 000 euro kanti, ülejäänud on justkui enam-vähem paigas. Võimalus rohkem teha, asju paremaks muuta on siis, kui me ikkagi jätkame sellist säästlikku majandamist ja igapäevaselt vaatame üle oma jooksvad kulud, et kas neid ruutmeetreid ja kuupmeetreid saab ikka veel optimeerida ja kulutusi vähendada. Vallavalitsuse koosseisus, ma ütlen, et täna on meid 26. Ma näen siin võimalust, et saab küll mõne koha pealt inimesi veel kokku tõmmata, kui osta väljast teenuseid. Aga see ei tähenda, et valitsemiskulud selle tõttu väheneksid, vaid et palgasurve on nii kui nii ajas kasvab, et kulutused, kui suudetakse hoida samad, on väga hea tulemus. Nii et suurim investeering järgneva 2-3 aasta jooksul on Iisaku uus kool ja koos kooliga siis selle lähiümbrus, staadioni tribüün, ühiselamu, kutside kool ja ühiselamu ja siis kogu ümbritsev haljasala ja pargiala. Iisaku teenuskeskus, mis peab valmima järgmise aasta suvel, kuhu siis vallavalitsus ja volikogu üle kolivad, lisaks veel siis eakate päevakeskus, perearst, apteek ja mis paneb uue väljakutse siis järgmisele volikogul leida lahendus sellele Mäetaguse mõisale, et kuidas hoida elu siin sees, et see maja tühjaks ei jääks, et ja uut sellist koormust valla eelarvele ei tekitaks. Alajõe uue kogukonnamaja valmimine on kavandatud samuti aastasse 2026 sügis, oktoober. Ja see tähendab, et Alajõe keskus saab sellise lisaväärtuse, mis võiks tõsta siis kõikide sealsete lähipiirkondade ja lähikinnistute hindasid, ehk et kinnisvara hind tõenäoliselt seal kasvab ja vallal oleks vaja ette näha või ütleme, et oleks ettenägelik samaaegselt siis selle projektitoetusega saadud investeeringu kõrval
finantseerida ka Jõe tänav ja see ristmik, mis tuleb siis, mis jääb siis Kauksi-Vassnärva teele koos bussipeatustega. Et see võimaldaks saada nüüd ala ja keskuse nii korda, et seda võiks võrreldes nagu Iisakeskusega, kus lisaks sellele teenuskeskusele me täna korrastame ka meie poe kaupluse esist ala ja endise bussijaama tagust ala, mis loob nagu just uue ja väärika aleviku südame. Nüüd lõpeb projekt avalike hoonete ligipääsetavuse parandamine. See tähendab, et kaldteed, mis on siis ka nagu ajakohased ja nõutavad, et saavad olema igal rahvamajal pluss siis Iisakule, või mitte Iisakule, vaid Mäetagusele ka Mäetaguse rahvamaja rajatud lift, mille ehitamine on lõpujärgus. Toetatud elamise 2 uut hoonet on kavandatud, üks Mäetagusele, üks Iisakusse, nende üks hange nurjus, uus hange läheb nüüd oktoobri lõpus üles, tõenäoline ehitamine jääb siis samamoodi aastasse 2026 ja valmimine siis kas 2026 aasta lõppu või 2027 aasta kevadesse. Aga samamoodi vääristavad siis mõlemad alevikku ja tõenäoliselt parandavad seda üldmiljööd kui ka võib-olla vääritavad kõrval olevat kinnisvara. Veel siis mõned projektid on Iisaku priitahtliku pääste kustutusriiete soetamine, mis on läbi Ivoli toetust saanud. Me oleme siis läbi Ida-Virumaa programmi toetuse lammutanud ära tühjaseid korterelamuid. Üks on siis veel lammutamisele minev, see on Kurtna 5 hoone Jõhvi-Kurtna maantee ääres, tühjana seisev hoone ja üks on lammutatud Tudulinnas, see oli siis uus 5 hoone ja territoorium hea korrastatud. Ja muidugi üsna suur investeering, mis siis ka volikogu otsustega kaasfinantseerida seda projekti, kus me oleme saanud siis ligi 3 miljonit eurot toetust, on siis Peipsi taristu ehk et Kauksi-Kuru Uusküla vee- ja kanalisatsiooni projekt, mis on ka töös ja mis peab ka järgmine aasta sügiseks valmis olema. Nii et lühidalt kõik. Eelkõige tänan oma enda ja vallavalitsusest. Et nagu alguses alustasin, et vallavalitsus täna ei lõpeta veel, et jätkame tööd ja ootame siis tulemusi pühapäeval, et milline saab olema uus volikogu, kes siis otsustab, milline saab olema uus vallavalitsus. Ja volikogu poole pealt ma eelkõige tänan Veljot ja Vladimirit, et nendega on mul olnud koostöö aastast 2015 aprill ja Veljo ja Vladimir mõlemad on öelnud, et nemad enam valimistel ei osale ja see tähendab, et nad ei saa ka jätkata järgmises volikogus, nii et minu poolt isiklikult suur tänu teile, et kõigepealt Veljo, et sa mind usaldasid kunagi siia kutsudes ja Vladimir sulle, et sa siis kõik need aastad oled mind toetanud ja vallavalitsust toetanud. Ja järgnevalt siis aitäh kõigepealt Valimisliidule Alutaguse eelmiste valimistel saadud tulemuse eest ja nüüd koostöö eest 4 aasta jooksul vallavalitsuse volikogu vahel ja aitäh kõikidele teistele volikogu liikmetele, kellega küll arvamused on olnud aeg-ajalt erinevad, aga sellegi poolest sildu ei ole põletatud ja suhtlemine saab olla alati normaalne sellest hoolimata, et arvamused võivad aeg-ajalt erineda. Ja seda ma soovin ka nüüd
tulevasele volikogule, et ärge põletage neid sildu ära, mis siis, et üks arvab ükskord ühtemoodi ja teine teistmoodi. Ja ma soovin, et igaühel teist oleks igas päevas natukene rõõmu, et kõik ei pea olema kogu aeg nii ülitõsine ja kuri. Ja edu teile siis, kes te kandideerite uude volikokku saamisel. Aitäh! Aitäh sulle! Kas kellelgi on kiireid küsimusi vallavanemale? Sul ühe selle detaili, meie eelne debatilt oli ka, et sa Taavo ise mainisid praegu seda meie kaupluse esist, et vald nagu miski teeb seal, et see on eramaa, et kas see vald seal teeb? Ma olen alati öelnud, et küsimused on, või ütleme, et vastused on ühe telefonikõne kaugusel. Võib ka nüüd siin saalis öelda, et vastused on küsimuse kaugusel. Et me teeme seal nüüd, ütleme, et valla osalus selles meie poe esisel platsil on seotud sellega, et me vedasime sealt läbi teenuskeskuse jaoks kaugküttetrassi ja kõik need taastamistööd on siis, mis on kaasnevad ja need tehakse eramaal tõepoolest meie poe kaupluse maal, nendega koostöös. See, et meie pood samaaegselt finantseerib oma selle parkimisplatsi ja kõnniteede rahastamisse, see oli siis vallavalitsuse initsiatiiv. Me küsisime või palusime neilt, või andsime ette teada, et millal meil on kavas oma tööd teha, et kui vähegi võimalik, võiks ajatada, teha üheaegselt, ehk et me saame ühe avaliku ruumi tervikuna korda. Ja läks hästi, et nad tulid vastu. Vastus ongi see, et me võime, et nende rahastatavad nende kõnniteed, nende see plats, meie rahastame siis seda kaugküttetrassi pealtselt, seda roheala, nii-öelda endist roheala ja siis selle Tartu maantee ja selle roheala vahele tuleb siis künnisena kõnnitee, mis on siis samamoodi osa siis sellest tervikkõnniteest, ütleme sealt Tamme tänavast kuni siis lõpuks koolimajani või sinna. Ehk siis teete kaasa? Jah. Nemad maksavad oma osa ja meie maksame selle, mis on vallakas. On veel? Kui ei ole, aitäh, Tauno! Ja seega on see kord ammendunud päevakord ja kuulutan istungi lõppenuks. Ja seekord mitte ainult istungi, aga ka teise koosseisu töö. Aitäh kõigile koostööst!